siit Luksemburgist väikelinnast Echternach, mis on kohe Saksamaa piiri lähedal ja me oleme hetkel just nimelt sama hotelli ees, kus kunagi aastal 1937 mitu kuud elas Artur Sirk. Artur Sirk, kes vangistati 12. märts 1934 seoses Pätsi poolt toime pandud riigipöördega selleks, et aprillis 1934 ei võidaks vabadussõjalised ülekaalukalt parlamendivalimisi ja ei tuleks ausalt, demokraatlikult, legitiimselt võimule. Sirk oli ligi pool aastat Patarei vanglas istumas koos ligi 500 vabadussõjalisega ja seejärel tänu vangivalvurile ta põgenes sealt Soome, kus ta oli teatud aja, sealt ta põgenes edasi läbi Rootsi juba Euroopasse, Inglismaale, sealt edasi Hollandisse ja lõpuks 37 aasta jõudis ta siia Luksemburgi Echternachi linna. On vahepeal teoretiseeritud, et seda hotelli ja seda tuba, kus ta elas siin paguluses, enam ei eksisteeri, vaid see hävis sõja ajal, siis tegelikult see pole tõsi. Täpselt sama hotell minu selja taga, tänase nimega Le Pavillon, sai kahjustada sõja ajal küll esiküljelt, aga hoone jäi alles. Seda renoveeriti, toona oli selle nimeks Hotel Wengler, kui nii-öelda Saksa perioodi ajal, kui tänaseks on prantsuskeelne nimi Le Pavillon ja maja on täpselt sama, on olemas sama tuba ja on olemas sama sisehoov, kuhu siis Sirk alla kas hüppas, kukkus või alla lükati ja seda me lähemegi täpsemalt vaatama, just nimelt seda kohta, kuhu ta alla kukkus. Ja praegu me oleme selles sisehoovis, kuhu siis Sirk alla hüppas, kukkus või lükati ja umbes täpselt sama koha peal, kus ma praegu siin seisan, pidi tema siis veel mitte surnud keha lamama. Jälgisin sellest enam küll jäänud ei ole, kui me just ei arva, et need punased väiksed triibud on verejäljed, kuid sealt ülevalt parempoolsest aknast ehk esimese ja teise korruse vahel olevast toast igastas alla ta lendas. Siin loomulikult Luksemburgis ja ka Prantsusmaal korruste arvustus on natuke teistsugune kui on Eestis, ehk esimeseks korruseks loetakse seal üleval pool olevad aknaid ja teine korrus on justkui seal veelgi ülevamal, nagu meie jaoks kolmas korrus, aga see on teine korrus. Kuid lähme vaatame edasi, milline see tuba siis täpselt välja nägi ja kus on see aken seespoolt vaadates. Me oleme selle toa ukse taga, kus siis 1937 mitu kuud ööbis Artur Sirk selles samas hotellis. Igastahes tuba on täpselt sama koha peal, enam-vähem samasugune, loomulikult tõenäoliselt voodi on uus, aga kogu interjöör, suurus on sama, mis oli ta toona, ligi 100 aastat tagasi. Siin ta ööbis mitu kuud, kui ta oli põgenemises Eestist Pätsi režiimi eest ja see aken, kus ta siis kas alla hüppas, alla kukkus või alla lükati, on siin sama. Tõenäoliselt ka aken on välja vahetatud, aga kõik muu on täpselt sama koha peal. Ja siit muidugi alla vaates võime siis ette kujutada, et kas siit on võimalik ise surnuks hüpata või peab keegi sellele siiski kaasa aitama, et minna teispoolsusesse. Fakte me täpselt ei tea, kas oli alla hüppamine, alla lükkamine, küll aga fakt on see, et täpselt samal ajal, kui Sirk siin oli 2. augustil 1937, kui ta surma sai, viibisid samas Echternachi linnas ka 3 poliitilise politsei agenti ja kui suur saab olla tõenäosus, et ühes väikeses Luksemburgi linnas Saksamaa piiri ääres on 3 agenti Eestist saadetud ja juhuslikult Sirk lihtsalt hüppab või kukub aknast alla. Tõenäosusteooria räägib loomulikult selle vastu, aga ametlik Eesti ajalugu, mida õpetatakse koolides, räägib meile just nimelt seda, mis on alati süsteemile võimule kasulikum. Seega saate ise oma kommentaarid anda ka sotsiaalmeedias, mis teie arvate, kas Pätsi režiim tappis Sirgu või ta tõesti hüppas ise vabatahtlikult aknast alla ja mis veel oluline fakt, kui ta olekski ise alla hüpanud, siis peale hotelli koristamist tema toas ei leitud käsikirja, raamatu käsikirja, mida ta oli juba mitu aastat kirjutanud, et avalikustada siis Eestis toimunud sündmused, mis puudutavad vaikivde režiimi, mis pandi toime 12. märts 1934, millega saati laiali parlament ja millega Konstantin Päts kinnistas oma võimu koos Johan Laidoneri ja August Reiga, sotsialistiga, kes tänapäeval veel on justkui lugupeetud inimene Eesti ajaloos, aga tegelikult oli kaasosaline Eesti demokraatide tapmises, mis omakorda viis hääletu alistumiseni 1940 ja võimu andmiseni Moskvale. Sellest kirjutas Sirk põhjalikult oma raamatus, mis jäi avalikustamata, kuid käsikiri oli olemas ja käsikiri oli temaga alati kaasas
ja käsikiri pidi olema ka täpselt selles samas hotellitoas, kus me praegu viibime ja kus ma ka ise nüüd viimane ööbisin, aga peale tema surma, tema asju kokku pannes seda käsikirja ei leitud. Seega võime vaid arvata, et tõenäosus selleks, et ta ise hüppas alla ja juhuslikult käsikiri läks kaduma, ei ole just väga suur.